Ding 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 dam dam bam 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 rim ran ran ram ba 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 No tere, ilusat esmaspäeva hommikut. Ralli on nädal, on läbi. Oli väga vingelt põnev ralli on ju. Niimoodi, et on kuidas on. Ma mõtlesin, et ma siis räägin oma emotsioonid ära. Et õhtupoole läheb äkki õnneks. Jõuan üles panna, et teen ainult loosimise ja kleebin siia juurde. Et praegu enne tööpäeva algust, et siis on tore, et muidu päev otsa väga tegus. Prillid jätan ette, siis paistan targem välja. Aga mõtlesin, teen siin hommikul laua ääres ühe väikese kohvikese ja siis jutustan, ilma et mul mingit plaani oleks tehtud. Et lihtsalt improviseerin, et siis on kõige parem. Muidu on nii, kui Kauri Pannaski ütleb, et muidu jookseb juhe kokku. Ja täpselt nii ongi. Võt niimoodi, siuke ralli on äge vaadata, aga nagu Postimees artikkel, et Ott ütles, et ta vihkab niimoodi kaotada, siis ma ütlesin niimoodi, et ma vihkan niimoodi rallit vaadata, kui hundal mingi tehniline probleem on. Siis viskab ikka pulsi niimoodi üles ja mõtled, et no minge pekki, kas jälle nüüd? Ja ma ütlen, kohe alguses siin, kui Otist räägime, et siis ongi, aga Ott pani ikka mega metsiku sõidu. Täpselt nagu ma enne ütlesin, et enne rallit, et ega Otil ei ole siin teist võimalust, et kas kõik või mitte midagi. Ja Ott minu arust tegi selle filigraanselt ära. Nii et mina ise olen küll nüüd väga optimistlik selle suhtes, et mis Sardiinias saab. Et järjekordselt muud ei pelga, oleks ainult tehnika vastu peaks. Sest see minekut praegu oli ja arvestades sellega, kuidas siin eelmisel aastal neil hundudel läks Sardiinias, siis ma arvan, seal on nii rahv, et seal nad saavad hakkama kõik. Aga hundude mehest muidugi nii palju, et heas mõttes, siis ütleme niimoodi, kui siin aasta alguses oli, et lõvikonservi söön mees, eks ju. Tal ka juhtus ka järjekordselt tehnika teema ja puha. Aga ütleme niimoodi, et nüüd on raudne värk, et nüüd ta peab lõvikonservidest loobuma ja ta peab hakkama täitma väga vingelt sellist ülesannet, et peab olema kolmas mees, kes sõidab kogu aeg kindla peale, on positsiooni peal, et hambad ristis ei paneks. Mitte, et ta päris matkama hakkab, sõitma ta peab ikka, aga mitte niimoodi, et ta paneb 100% kogu aeg. Et üritada kuidagi tiimikaaslast eespool olla ja värki, et selge on see, et tahab tulemust, aga pigem korjaku kogemust ja olgu kogu aeg positsiooni peal. No nii nagu Sordo oli. Et kui vaja on, et siis vajutab ja kui on vaja, siis peab kohta loovutama ja värki. Ja muidugi, siin ma just 6. käiku kuulasin ja vaata, mina ei taha olla Roland Boomiga mitte kuidagi moodi nõus. Siin mitu saadet järjest räägib seda, et Toyota ja, et seal tiimi mängu teha ja värki ja särki ja et nii ja et see on nagu normaalne. Jah, seda kõike just nagu juriidiliselt ongi kõik korrektne, saab teha seal ühtepidi lased teise ette ja värki ja särki. Aga ma ütlen, miks minule Toyota tiim tegelikult meeldib. Neil on ju algusest peale põhimõtteliselt on see teema, et kui ütleme tiimipunkti arvestuses, mis tiimide vahel käib, kui seal on seis okei, siis ei ole mingit siukest teemat, et mingit tiimimänge, et lastakse sõita mees mehe vastu. Sest ütleme niimoodi, aga see võtab ikka moti maha küll, kui hakatakse kellegile kätte mängima. Ma saan aru, jah, seal ütleme septembrikuust alates seal viimased rallid tulevad, et siis kuidagi, et me ongi niimoodi, et kuidas selle punkti seisuga meestel endal on, et kuni sinna maani peab laskma minna niimoodi, et mees mehe vastu sõitu, sest siis on asjal jumet, on põnev, on ju. Aga muidu niimoodi, et poom, kurat küll, ära tead aja, iga kord siukest juttu ajad, ma olen jumala närvid, kui ma kuulan saadet, et sa hakkad rääkima siukest asja.
et jah, ma saan aru, vahel on seda vaja teha, aga mitte esimesel poolaastal, kindlasti mitte. Et sellest on palju juttu olnud, et kui on vaja, et vaat siin Poomel ütled ka, et no rahvale ei meeldi, et saab vastu päid kohe ja täpselt nii ongi, et ei ole, et peab saama niimoodi sõita ja ka mulle meeldi see ka, kui siin Hyundai hakkaks kohe mingi tiimimänge tegema, ütleme kohe hooaja alguses nüüd. Et just nagu siseringis otsustati ära, et kes meil maailmameistriks pretendeerib ja siis läheb mingi õune himitsitamiseks. Et las mehed sõidavad. Aga Hyundai'del 3 Hyundai'l 2 tehnilised probleemid. Et selles mõttes vaat nagu sellel lõvikonservi poisil Formool oli, et sellel oli ka, see videost vaatasid, kurat aru ei saanudki, mis tal oli, et viskas nagu auto korraks üles, aga mis ta sealt alt niimoodi ära sõits, et auto niimoodi kinni jäi kohe. Et see on ikka täitsa ulme. Et aga 3 autol 2 põhimõtteliselt tehniline probleem. Okei, on see sellest, et jube rajult anti minna või mida, aga fakt on see, auto osutus nõrgaks. Ralliauto peab nii tugev olema, see peab nii pommikindel olema, et kui sa ise kuskile vastu puud ei sõida, siis peab kõik asjad koos kestma. Aga lihtsalt sirge tee veel niimoodi, sireda tee veel, see väikeste kivikeste künkastega asi tead, et seal kohe saba annab, et see on jama. Et nii ei ole. Aga vordimeestega on see teema, et mina mõtlesin siin, et Šešks ja Puha, ma olen Šešksi esituses natuke pettud. No okei, selge, tegelikult on kaua eemal ka olnud sellest ja eks see vajab sihukest kohanemist ja asja, aga ütleme, et see on natukene kuidagi jama, et kui ta nüüd Sardiinias sõidab, et näis kuidas seal läheb, ma ei tea, kas ta sõidab Sardiinias, ma pole seda nimekirja veel vaadanud. Et meil nimekirja üles pandud küll, ma pole vaadanud veel, aga ma nagu mäletan, et Sardiinias peaks ka sõitma. Et seal tal just nagu tuleb välja küll, aga ta peab jalad kõhu alt välja võtma ja vaat näiteks nagu nad Lätiski, kui sõitsid ja jube hästi pani, vaata, et igate moodi, et seda teed tunneb. Aga Šeškil ma vaatan, ega tal on ka sõidustiil, ütleme nagu Solbergil on. Solberg muidugi saab jumala hästi hakkama, aga vaata selle auto loopimine, et jube risti laseb seda autot. Ja vaat siis ongi jama, ega kui kitsas on, siis ei saa nii kõvasti vajutada, sealt need rehvipurumised tulid. Et eks ta lasi niimoodi põraki igale poole ja rehviga kuskile vastu ja kõvad rehvid küll. Kusjuures, kellel see oli, Oti rehvku oli, täitsa auk sees on ju, rehv just nagu tühi. Aga vaata, kui vinge, mul on telefon, vaata, kui vinge, näed, kui halb on, kui vahepeal telefon on, tööasjus on telefon ja siis jookseb mõte kinni, kuhu ma nüüd pidama jäin. Et Otil, vaat see auk sees, aga vaata, rehv just nagu tühi, aga vaata, kui kõva karkass on. Kui auto niisama seisab, siis on siuke tunne, et ta on nagu pooltühi. Pooltühi, ta ei ole niimoodi, et päris soss, et vajub läbi. Et küljed kannavad veel rehvi. Nii et selles mõttes on ikka üübel kõva küll ja vaata, nagu räägivad siin, vaata, ei saa veel rehvist päris hästi aru ja värki ja et pidamine ei ole hea, aga selle koha peal mina nagu väga üldse ei muretse, sellepärast, et tingimused on kõigile võrdsed. Kõigile võrdsed, kõik sõidavad ühesuguse rehviga, nii et vahet ei ole. Selgub ikkagi lõpus see, kes kõige parem on, kõige kiiremini sõidab. Aga meil, mis nooremad poisid siin sõidavad Virves muidugi selle ulme kuristiku sõit, et see oli muidugi kehvasti. Ja võt Linnamäe ka kuidagi seekord nagu üldse pildis ei olnud. Aga võt Romet Jürgenson, tema minu arust on, ma ütlen, ta on siuke väga nutikas sõitja. Tasa ja targu ja küll hakkab tulema ikkagi esimest aastat R5 peal. Et see vajab kindlasti kõvat harjumist, teramad Fordiga ka veel, aga põhiline, et Lubees sai jagu. Nii et selles mõttes on see äge, aga mul on seoses sellega üks teine plaan hakkas, mitte plaan, aga teine asi hakkas eile peas kerima ja vaata sellest nagu korra juttu oli. Eelmine aastagi oli siin ja palju räägiti ja värki ja nüüd on, kurat küll, Rally Estonia ei olegi enam kaugel, keegi ei räägi sellest, mitte midagi huvitav.
et kas mõni meie Rally2 autopoistest istutatakse sel aastal Pumasse ka või Rally Estonial. Et ma ei mäleta, kellega ma siin rääkisin, äkki ma rääkisin Aigariga ja värki arvasime siis, mina ütlesin, no vaata, kui algul räägid, arvati, et Virves äkki ise mõtlen, kurat, kui Virves seal Škodas sõidab nagu ja punktidega, siis Škoda tahab äkki ikkagi, et ise ta sõidab, et ta seda siin vahele jätab, et Virves nagu selles mõttes minu arust, et langeb ära. Ma ei tea, kuidas stiilid on. Teistpidi Linnamäe, okei, temal suurt selles mõttes vahet ei ole, tema võiks sõita. Aga minu arust Aigar käratas välja, et äkki pistavad sinna Romet Jürgensoni. Ma ütlesin küll, et ei, ma ei usu kurat küll, et esimest aastat R5 peal ja siis kohe sinna Pumarooli, et see on too much. Aga vaat kurat ei tea ja vaata, ma siinkohal tahakski, et nüüd meie siuksed kõvemad spetsialistid, esiteks võib-olla neil rohkem infot või lihtsalt nende logikal mõtlemine oskab midagi muud öelda, et kas keegi meie Rally2 poistest istutatakse sinna Pumarooli või mitte. No nii nagu Sesks Läti ralli jaoks. Et see oleks huvitav küsimus praegu. Ja kes videot vaatavad, on nii vastupidavad olnud, selle momendini ära vaatanud, siis te võiksite kommentaaridesse panna, mis te arvate. Et kas keegi saab meie noortest poistest sõita või mitte. Siukesed kahtlased mõtted mul peas. Aga jah, emotsioon oli küll ikka täiega laes, nii et põhimõtteliselt ei jätnud ühtegi kiiruskatset vahele, et kõiki tuli vaadata. Okei, ma aiamaal tegin tööd ka, aga telefon kogu aeg kõrval käis niimoodi. Ja mis mul veel peab ütlema, et okei, sõitjate jaoks oli see nagu mega metsik on ju seal 14 tundi või palju seal autos Roompere hädaldas. Aga ega kõik ütlesid, et ränk on küll ränk, ma olen ise rekkaroolis olen, ega mul on ka tööpäeva pikkused 15 tundi, et põhimõtteliselt 15 tundi autost ja küll sõidad ja kõik samamoodi nagu neil on ja ma saan maksimum 4,5 sõita, aga sõidad seal 3 tundi ja siis laadid kuskil ja paned ja mul on siukseid kõvasi päevi küll ja veel olnud. Ja väsitab ära, kurnab ära küll, eriti kui väljas on õune palav ka veel, siis on nagu päris pekkis ja siis kui päris külm on, siis on ka vastik on ja. Aga mis ma ütlen, ütleme rallifänni seisukohalt, kes istub tugitoolis, siis oli tegelikult jumalast hea. Esiteks algas ralli jumala okei ajal, mitte liiga vara. Teiseks, kõik need katsed jooksid, okei, 10 minutit vahet, 15 minutit vahet või üks katse lõppes, teine algas vaadata. Nii et selles mõttes oli mõnus, et vaadad pah, 4-5 katset ära, lõunapaus, jälle läks edasi on ju. Sai oma tegevusajast siis ka niimoodi, et oli vaja midagi sihukest teha, et kui jälgida ei saa, et siis tegid selle siis, kui lõunapausi ajal oli. Et selles mõttes oli see hea, et ma loomulikult muidu võis sõitjate jaoks jama olla, aga ma ütlen minule, kui tugitooli sportlasel oli see jumalast vinge värk. Ja vaadake, kus sihukene märge peal on, see aine sees on R1X, eks ju. See on jumal hea, ma panin enda väiksesse autosse mõlemasse seda sisse ja ma ütlen, ma siin video ka panin üles, kuidas see on, et selle kohta on muid aineid ka, või muid määrdeid ka, et on sihuke, mis on, ütleme, vene ajast nagu Tavoti moodi määre, et kus sees sisaldab, et ma katsun selle video valmis jõuda, et näidata, et kui seda peale pannakse, mis võrdluses täitsa tavalisega, kuidas see testimasin töötab, nii et see on ka tähtis asi, nii et ja vaata muidugi Rovampere sõidu kohta ma ütleks niimoodi, et mina ootasin rohkem. Ta muidugi enne rallit ise ütles ka, et seal midagi ka on jama ja värki ei istu ja värki. Aga suures plaanis tegelikult sai hakkama küll ja sihuke soomlase vaga vaiki olek, et eks see on tegelikult on päris ohtlik selles mõttes, et küll seal sätivad ja saavad ja ega kui siin Roa nüüd veel Sardiinias kõvasti ei pushi, siis edasi ma arvan küll, läheb see asi päris karmiks ja konkurents tiheneb nagu kõvasti raskemaks läheb. Et ma muidu ise loodan, et Hyundai teeb
sama tulemuse, mis eelmine aasta, vähemalt kolmikvõidu ja loomulikult ma loodan, et Ott on seal kõige ees. See tähendab seda, et Elfin võiks olla kõige taga. Selles mõttes, et siis saaks neid punkte rohkem järgi võtta niimoodi, et oleks tore näha sihukest pilti, kui ühelt maalt see rallikarussell jõuab Eestisse, Rally Estoniale. Ma sain ka oma rallipiletit kätte. Rally Estonia tuleb, et siis oleks punktiseis põhimõtteliselt seal kõigil 50-50. Et siis oleks näha, siis saaks Eestis sihukest hullu andmist jälle näha. Et selleks ajaks oleks vaja, et seal need vahed ei ole nii pikad, kui on, et praegu Otil läks hästi, et selle väikese tehnilise rikke pärast 8 punkti ei saamata, aga noh, vahet ei ole. See on part of games, nagu öeldakse, et see on äge. Aga mis mul siin veel oli? Mul oli siin ilmselt veel mingi mõte. No Katsuta poiss ka muidugi pani ja kihutas ja oli tubli, aga ta ikka ka mingi koha pealt hakkab väristama. Tal kaob nagu see enesekindlus ära, aga iseenesest oli tore vaat. Mulle meeldis see intervjuu, kui seda punktikatse esimest korda läbimist tehti, kui küllega sinna vastu pani, et ei, see ei ole midagi, et tal on selle endis sees, et ta iga kord sinna vastu paneb. Ma vaatasin küll, et ei ole see midagi, et sa paned sinna iga kord vastu. Ma hakkasingi arvama, et see, kui järgmist katset sõitsid, et siis on rattal või midagi viga, et ta nii tagasihoidlikult võttis seal, et mine tea, võib-olla oligi, et kuidagi lõi ratta jooksupaigast ära või mingi teema seal pidi olema, et see selles mõttes oli jama. Aga jah, suures plaanis oli tegelikult äge. Ja ma usun, et Sardiinia tuleb ka jälle vägev. Et mina nüüd teen tänase tööpäeva ära, õhtul teeme siis loosimise. Ja muidugi järjekordselt ütlen, kes tahavad auhindadega toetada, siis on alati kõik siuksed asjad teretulnud. Et andke aga julgesti teada, ma ei tea, kas ma selleks korraks saan panna veel ühe lisa peale Baltolli asjade. Mulle midagi lubati, aga küsin veel üle, et saab näha, aga igatahes loosimise teeme õhtul ära ja siis ma panen video üles ja siis on kõigil jälle hea meel, pliks-plaks. Saavad auhinda nagu naks, on ju. Aga jah, nüüd ma pean hakkama tööle. Läks natuke pilve, vässinud ei ole tegelikult, aga igalt poolt lihased kanged, et vanamehe rõõmud, et ei lähe kõik päris nii, nagu tahaks. Aga noh, küll saame üle, nii et hetkel jääme ootama siis nüüd kohe varsti algavat loosimist. No nii, nüüd me oleme jõudnud selle tähtsa momendini, kui tuleb ennustama hakata, et mul on, eile ma sain õhtul nii hilja seisma, oli pime, ei saanudki tea, nii et nüüd on üks päev nagu edasi liikunud, osa videot on ühel päeval tehtud ja ennustamine teisel päeval. Aga point ongi see, et õhtul oli pime, oli kehva tea, väsinud ka. Täna ma olen nüüd ühes firmas, siin on mingi tõrge tulnud, ma ootan, kuni peale tõugatakse, maha võtsime, aga nüüd ootame, kuni peale pannakse, nii et ma olen juba mingelt kaua seisnud, juba 2 tundi seisnud, ei ole peal veel. Et jama on ju, niimoodi see päevakene läheb. Aga enne kui ennustama hakkan, siis ma tahaksin kiita, lihtsalt öelda teile ka kõigile teadmiseks, et ma siin ise jagasin, aga Peep Pahv seal enam Mehed Nuta saadet nagu ei tee ja värki, aga ma ei tea nüüd, kes seda alustada on, Peep ise või kuidas, aga vaadake YouTube'is, tellige see kanal kindlasti, et kui nad nüüd niimoodi eraviisiliselt või kuidagi käivad seal rallidel ja teevad siukeseid intervjuusid ja värki, siukseid lühiralli uudiseid, siis on see päris äge niimoodi, et YouTube'is vaadake, on siuke kanal nagu Täismäng, kindla peale tellige see kanal ja pange like ka ja ma loodan, et nad arenevad edasi ja hakkab sealt rohkem tulema, ilmselt seal hakkab igast muid spordiuudiseid ja värke ka tulema, aga vähemalt teame seda, et on nüüd üks selline platvorm veel olemas, kus tuleb siukest, ütleme, hästi siukest head ralli teemat, ütleme, mis on siuke kohe aktuaalne ja kohe hetkel ja koha pealt ja no loodame, et neil ressurssi jätkub, et nad jõuavad
igal pool rallidel koha peal käia. Et noh, ma ei tea, kuidas neil see bussinek seal üles ehitatud on. Nemad vaevalt seda niimoodi vabatahtlikus vormis teevad, nagu mina teen. Eks nendel oli eesmärk sealt ikkagi kuidagi mingil moel raha teenida, aga noh, vahet ei ole. Igal 10 juhul on niimoodi. Aga meie läheme oma tähtsa ennustamise juurde. Ja meil oli siis niimoodi, et rallijumala soovi järgi abistava käe ta ulatas Sebastian Ogierile ja Sebastian Ogieri poolt hääletas 19%, Oti poolt hääletas 57%, et kes võidab. Aga Sebastian Ogieri poolt 19% ehk siis 41 häält. Päris keeruliseks tegi. Ja nüüd ma võtan jälle oma tähtsa randomi värgi. Siit, mul on siit lahti võetud. Panen plõksti selle. Praegu on eelmisest korrast veel vaata need valed numbrid ees. Nüüd ma pean siia maks numbri panema uue. 41 läheb sinna. 41. Nii. 41 on pandud. Enne kui ma asume siia nupu peale vajutama, siis ma räägin ära, mis auhinnaks. Auhinnaks on hetkel Baltoili poolt on siis 10 liitrit klaasipesuvedelikku, siis kas selline kepka nokamüts või seesama, ma panen pildi juurde ka siia, et mootoris õli, ma ei taha kasutada üldse see sõna õlilisand, aga mootori õli sisse lisamiseks võib panna käigukasti, roolivõimu, tagasilda, igale poole võib panna peale piduriõli. Võib sinna sisse lisada 3-6 prossu ja see on nagu sihuke kulumisvastane aine. Nii et mul on pandud video üles, te saate seal vaadata ka, et kuidas see toimib ja ma ütlen, see toimib jumala hästi, ma enda autosse ka panin ja toimib, see asi toimib, see on äge. Et mootor töötab vaiksemalt ja kütusekulu on ka ja mis on kõige tähtsam, mootori metallosad ei kulu või ütleme, kuluvad ikka 10 sadu kordi vähem, kui nad muidu kuluksid. Nii, ja sellega nüüd on, ma vaatan lähiajal, ma ütlesin, ma olen siin enne ka ütlenud, et lisandub äkki auhindasid juurde veel. Nii et vahet ei ole. Saame näha, mul täna veel plaanis üks video teha ja ma pean selle kokku kleepima, aga vähemalt üles salvestada üks video veel, see, mis on mul argipäevast ja seda ma siis katsun teha, aga praegu, et aja kokkuhoiu mõttes ma saan kohe õhtul hakata seda videot nagu üles panema. Nii, 41 häält. Nagu ma ütlesin, ma hakkan lugema ülevalt alla ja õnnetus telefonist ma ei näe, arvutist ma näen, kes on hääletanud ja siis ma saan ülevalt alla lugeda. Teie seda kahjuks ei näe, ma pärast panen muidugi sealt lugejast pildi, kui ma sinnani jõuan. Aga jah, teeb ühe programmiga vist saaks nii teha ka, et ma saan seda ekraani kerida, aga ma ei hakka vist niimoodi pusima. Aga okei. Ja nüüd me võtame Get Random, siis ta viskab mulle jällegi selle lollaka asja ette, ma panen see hästi lähedale, aga vajutan see peale nüüd, op. Nii, nüüd ta pakub mingid jama mulle siin jälle, no vaata jah, nagu ikka. Nüüd ma pean siit selle kinni panema, nii. Ja number, mis ta meile pani, on 28. Kõik näevad 28. Ja nüüd ma hakkan ülevalt alla lugema. Minu omal on siin, Sebastian Ogier, minu omal on siin kõige ülemine, millest ma alustan ülevalt alla lugemist, on Jüri Parvats, aga kahjuks tema ei ole number 28, niimoodi, et hakkame lugema ülevalt alla. 1, 2, 3, 5, 6, 7, peab kerima, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nii, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
kurat küll läks eest ära, mida pekki. Pean otsast peale hakkama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, üks poole peale, ma ei näe ta nime. 28. 28 on Harri Aus. Harri on aus mees, arvas kohe ära, et on võidumees on Ogier. Ma kirjutan igaks juhuks üles, et number oli 28 ja on Harri nii aus. Aus, vot niimoodi. Nüüd on mul see tähtis asi kinni pandud ja saab nüüd mul teha video valmis, panen siia ilusti nimekese, näete. Ja vaat oleme tublid. Niimoodi, et veel pidage meeles see ka. Kellel on võimalus, tahab ka amatööri toetada, siis saabki toetada auhindadega. Et praegu ma ei ütlenud muud auhinda välja, aga mul siin võib-olla selgub niimoodi, et siis kui auhinda kätte saate, siis ongi üllatus, et saite mingi asja veel. Aga jäi meelde, jah, kas nokamüts või siis see mootori see õli lisandi aine 250 grammine. Et sina siis nüüd, Harri, pead mulle teada andma, kumba sa tahad, kas tahad nokamütsi või seda ainet 250-st, 250 milliliitrit, et kumma sa tahad, et mõlemat ma ei anna, et siis annad mulle teada, kumma sa valid, sest mul ei ole auhinda siis nii palju, tead, muidu ma annan kõik ära, aga aasta lõpuni veel palju aega ja mul on vaja kõigile head auhinda anda niimoodi, et oleme selles mõttes mõistvad ja siis te saategi aru, miks on vaja, et tuleb auhindasid juurde panna, sest ma ütlen, ma üksinda ei jõua kõigile kogu aeg, eks ma vahepeal ise ka midagi panen, aga juurde veel, et ma olen juba see aasta pannud ka, aga lihtsalt, et see oleks kõigile teadmiseks. Aga arvan, et see ralli oli seda väärt ja arvan, et järgmine ralli on ka seda väärt. Nii et järgmiseks ralliks ma pean kõvasti trenni tegema, et seda ennustamist teha, sest ma arvan, et järgmiseks ralliks jälle on kõige rohkem hääli saab Ott. Ja ise ma usun, et 99,9% võidab ka Ott ja siis on ikka ülikeeruline siit hakata ülevalt alla neid numbreid lugema. Niimoodi, et aga noh, loodame. Vähemalt selles mõttes on tore, et arvutist on näha niimoodi, et aga siinkohal ma nüüd siis lõpetan ja ütlen teile, et ootame nüüd huvi ja põnevusega järgmist rallit, mis on Sardiinia ralli, sinna on põhimõtteliselt 3 nädalat aega. Ma jõuan vahepeal ka Itaalias jälle käia, nii et ilus tore, jõuan õigeks tagasi. Ma ei tea, kui mul saade üles saab, kas siis juba on tulnud või ei ole, äkki on juba üles tulnud, et Power Stage'i saade on tulekul, seal räägivad mehed põnevat juttu kindlasti ja otse loomulikult Parc Fermé, aga Parc Fermé ma arvan, et no on siin võimalus, et äkki tuleb juba täna õhtul ka üles, aga homme on kohe kindlasti, ma ei tea, nad nagu narrivad niimoodi, mina saan aru, et minul läheb aega, ma pean siin kleepima, nemad on kõik niisugused asjad, et nad saavad veel teevad distantsi pealt ka, kui need saated teeb, üks on ühest kohast, teine teisest kohast, no kurat küll, võtke poisid kokku ennast. Kohe peale ralli öösel ärkate üles ja kukute kohe saadet tegema, tühja see uni tead, vaata kaua rallimehed ei maga ja kõik te olete ralliga niimoodi seotud, et ei ole hullu midagi. Niimoodi, et mehed, piip ja prillid ja hoiame kõik ennast lainel. Nii et tavaite, tšau, pljau!